swear I'm not a pervert. Lähe sa ujuma ei lähe. Cute! Kus sa teadsid, et mulle toit meeldib? Avamispidu! Ühesõnaga. Anyway. Tere hommikust! Ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma alustan siis jälle uue vlogiga. Ja homme tulevad mulle siis tüdrukud külla. Ja meil on siis minu tissi ärasaatmise pidu. Meil on igasuguseid tissiteemalisi mänge, mis Krissu on välja mõelnud. Hanna teeb mingisuguseid tissiteemalisi muffineid. Saadame auga selle tissi ära. Aitäh, et tulid, aitäh, et olid. Sa õpetasid mulle väga palju, aga nüüd on su aeg minna, sest et see tissikene teeb mu organismile väga palju kurja. Tähendab, mitte tiss ei tee kurja, vaid et see kasvajaelukas seal. Ma näitan teile ka, me ostsime Tallinnast, käisime seal ühes Funboxi poes ja seal olid mingid tissiteemalisi asju ja ma kohe näitan ka teile, mis ma sealt ostsin. No nii, siin on nüüd siis sellised topsikesed, need on Krabast, need ostis Krissu. Siis on sellised Squeeze, mis iganes need on. Siis on mingisugune tissimäng, mille ostis Hanna. Mingi Boob Battle. Ma suupin väga imelikest kohtadest. Ära nüüd mängi. Sorry. Nüüd saame võistlema hakata. Ära puik. Ma ei saa hüpped kinni, kui tuul tissid. Ajuvad laiali. Keegi jälgib teid ka mõlemaid. 2, 1, otsime! Ja ründa! Igast tuuli! See on 2 sekundit! Otsime! Okei, nii palju! Tehki üles saada ka. Kes kaotas ühe? Kriisu kaotas ühe. Ruttu! Ja Tead, mis see näitab ta? Sina oma ühe tissiga vallutamas kogu aeg. Power! Ei! No! You're not gonna do it. I'm gonna do it. Ma ei ole seda lahti teinud, sest et ma tahan just, et kui me kõik oleme siin, siis vaatame. Ja siis Hanna sundis mind ostma tissipadja. Ja selle ma võtan endaga sinna haiglasse kaasa ka. Oli siin paar päeva tagasi ka psühholoogi vastuvõtt. Ma ikka regulaarselt käin seal. Lihtsalt, et olla nagu... Teate, vahest on lihtsalt hea minna ja rääkida võõra inimesega. Et on lihtsalt hea südant puistada. Rääkisin talle oma hirmudest seoses operatsiooniga. Mul on nii kahetised tunded, ma nagu kohati kardan, siis teisalt ma ei karda üldse. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, ma ei ole ühelgi opil käinud. Ilmselt see ongi see, mis tekitab minus sellist nagu kerget ärevi. Ma ei mäleta, kas ma olen maininud siin vlogides või ma olen sellest Instagramis või TikTokis rääkinud, aga operatsioon ise kestab siis tund aega. Operatsioonist siis kuskil 1,5 kuud, 2 kuud, kui on möödas, siis hakkab ka pihta kiiritus. Kui mitu korda siis kiirituses käima peab, seda ma veel ei tea. Kiirituses käiakse iga päev. Kiirituse protseduur ise kestab kuskil 15 minutit. Et siis umbes kuskile juunikuusse jääb mul siis kiiritus. Ehk siis väga paljud on minu käest küsinud ka Instagramis, et kas ma sellel aastal teen lõpujumestusi. See aasta jääb minu poolt vahele. Ma tunnen, et ma ei ole füüsiliselt ja ilmselt ka vaimselt veel valmis selleks. Mul on vaja, ma arvan, peale seda kõike, kui see kiiritus on ka läbi,
mul on lihtsalt vaja aega iseendale. Kuna nüüd alles hakkavad minus tekkima need emotsioonid, mis võib-olla keemia jooksul olid nagu veits kõrvale lükatud, sest et siht oli silme ees ja ma ei tahtnud kuidagi nagu saboteerida seda, kuidas mu keha reageerib keemiale, ehk siis ma ei tahtnud enda stressi tekitada, seega ma nagu olin kogu aeg selles mindsetis, et kõik on super hästi. Siis nüüd, kui see teekond hakkab nagu lõpule jõudma, siis ma tunnen, et hakkab vaikselt sisse hiilima see nagu realization, et mis kõik tegelikult on nagu juhtunud ja mida kõike ma olen läbi elanud. Et mis ei tähenda seda, et ma nüüd langeks sellepärast kuskile auku või midagi, ei. Sest et minu teraapia ongi see, et ma teen neid videosid siin, ma jagan oma lugu avalikult ja see on mind vaimsel tasandil nii palju aidanud. Ta ei kujuta ette ka, kui palju see mind aitab. Et mul on ainult hea meel, kui keegi seda vaatab ja ma saan tagasisidet ja kõike seda, aga te ei kujuta päriselt ka ette, kui suur teraapia see minu enda jaoks on. Ma järjekordselt nagu nii südamepõhjani tänan igaüht teist, kes mind vaatab, jälgib, mulle kaasa elab, päriselt ka lihtsalt kogu see teekond, kõik see, et ma seda avalikult jagan, on mu ellu toonud nii palju head. Ma olen nii rõõmus selle kõige üle, ma olen nii tänulik selle kõige eest, lihtsalt ärge saage valesti aru. Jah, ma olen väga tugev, see kõik on minu jaoks üpriski lihtne, sest et ma olen hamburi tähtkuju, seega kes vähegi hambureid tunnevad, siis hamburid on sellised lootusetud optimistid. Ma ütleks, et ma olen lootusetu optimist. Ühest küljest on see mulle elus kätte maksnud, teisest küljest nüüd on see nagu pigem positiivne. Jään täiega lihtsalt jutustama ja siis, kui ma neid videosid töötlen, siis te ei kujuta ette, kui palju ma pean mingisugused ja asju kohti lihtsalt välja lõikama. Sellepärast te näete vlogides ka selliseid nagu katte nagu palju, sellepärast et mind ennast nii häirib see, et ma hakkan jaurama mingil teemal ja ma ei lõpeta ja siis ma pean seda ise pärast töötlema ka veel. Ja siis ma vaatan ennast ja mõtlen, et issand jumal, kas sa ise ka aru saad, millest sa räägid, sest et ma olen all over the place. Ma olen nüüd siin viimasel ajal postitanud ainult vloge, sest mul ei ole väga mingisuguseid muude videote ideid otseselt. Kui teil on midagi, mida te tahaksite siin kanalil näha, mida ma võib-olla rohkem võiksin jagada, millest ma võiksin rohkem rääkida, siis palun andke mulle julgelt sellest teada. Et igasugused nõuanded ja soovitused on alati teretulnud, sest ma vahepeal ilmselgelt jooksen ise oma peas nagu kokku. Et kui te tahate näiteks näha mind mu sõbrannadega Hanna ja Krisuga rohkem mingeid videosid tegemas, siis andke ka sellest teada, sest et te kujuta ette, meie kolme lihtsalt dünaamika on nagu nii lappes. No nii, ma vahepeal tegin endale meiki, lihtsalt tuli tuur peale. Ja midagi möllasin siit, ma panin veits selle paruka siit klambriga, ei näegi seda klambrit, aga ma panin ta kergelt kinni sellepärast, et kui ma siin kodus liigutan, siis need vajusid kõik ette. Tere hommikust! Täna on mega ilus ilm ja mõnusalt soe, aga mul on täna jälle see kõrvateema, et ma ei kuule üldse hästi. Mul jälle kõrvad kumisevad, ma ei tea, ma kirjutasin arstile, ilmselgelt on praegu pühad. Ehk siis näis, kuidas see on nii vastik, ma ei kuule nagu põhimõtteliselt, või kui ma räägin, siis ma nagu kajan ise endale vastu. Ma hakkan kohe Tartusse sõitma ja lähen Krisule järgi. Hello! Olge kui ilusad juuksed. Ma hommikul lõikasin, kui ma saia tegin. Vend teeb saia, vend lõikab juukseid ja siis vaadake. Nagu vaadake seda. How crazy! Dissimäng. Nii lahe ju. I swear, I'm not a pervert. Me vaatame seda Tallinki galat, see on üleval meil Insideri keskkonnas. Rock on night to get lucky.
nii. Hanna jõudis ka siia, aga Hanna, mis sa ütlesid enne just? Mu väike õde saatis kingitusi teile ja ma pean seda filmima. Okei. Olju ready või? Jaa, ma olen ready, see kõik filmib. Silmad kinni. Sa teadsid, et mulle toit meeldib? Vaata. Ta ütles, et ta tahtis dissipeo jaoks midagi teha ja ma ütlesin, et sulle meeldib süüa ja laulda. Oh yeah. Emma, ta tegi ise ja seal on sõrmus ka. Ei ole. On, ma ei tea, kas ta sulle tegi sõrmuse. Siin on veel palju mune. Siin on hunnik mune. Need on nagu päris munad. Ja pisikesed munad. Sul on pisikesed munad. Emma 2023. Neljapäev, 6. aprill. Nii armas. Issand jumal, aitäh sulle, Emma. Thank you. Ära päriselt võtma hakka. Muidugi Emp saatis leiba ka. Oh yeah. Ja siis See on leib. Hlieb. väike õnnetus. Aga oled valmis, jah? Nii, teid kingad või? Tissikaki! Oh my god, ise tehtud või? Sellega on jah, just on see. Mine kanni. Oh my god. Jep. Mine muffi Me küpsetasime, kaunistasime, te ei taha teada. Anna on uhke nagu ees küll. Ma olen pagar. Oh my god. Nii lahe. Kui hea ongi su? Mis su ei räägi, kui kisu see? Oh my god, see on nii hea. See on parem kui mingisugused tellitud asjad nagu. Mul on teile nägu tähistada. Ma vaatan nii kuhugi erma. Me tulime nüüd õue jalutama. Sest et ilm on ilus. Ilm on nii ilus. Võiks jah ka. See Anna jookseks palli elu vetti peaks. Lähme vee äärde. Ega sa ujuma ei lähe. Oh my goodness, look at you. Look at your little belly. Oh my god, you're so cute. Aga mis elu sa oleksin va seiklusteta? Kuhu täna ära eksime? Oh my god, jaa, ükskord meil oli, eelmine aasta talvel oli meil üks selline. Jah, sellepärast, et meil oli seiklus, kus me tahtsime minna rabasse minu väikse autoga ja me jäime lumme kinni. Mis sa vahe teed pidi talvel? No, andke andeks, aga kui rumal võib olla? Arvutada tahad. Õpeta kõrvalt. Vaata, seda pead rõksutama. Hanna, kuidas tunne on? Sa vedasid just 4 vedu. Üks küsimus, miks? Küsige sealt. Mina oma uue autoga. Sina juhatasid. Ei, lõpuks me nägime. Hakkame kinni jääma. Anna ütles, et lähme tagasi Merili. Ei lähe, ma suunan siit minna. Ma ütlesin tee otsas juba, et keerame selle asja siin ümber. Merili, ei, ma juba lähen. No mis teha? Ühesõnaga, mina olin see loll, kes meid sinna situatsiooni pani, nii et jah. Aga mina oli lõpuks. Jah, nalja sai, mina röökisin keset metsa, Krissu oli rahulik, Hanna oli valmis mind maha lööma. Oli lõbus, mina küll ei näinud, et kellelgi lõbus. Minul oli. Ma ütlen, ma poleks seal olnud, seal need kõrid läbi hapustanud. Isegi mitte lõiganud. Lihtsalt meenutada on seda lõbus, aga selles hetkes mina olin ikka väga kettas, nii et jah. Läheb katki, jah? Läheb või? Kas see nagu veel madalam ei saaks olla? Ainult seelikuga või? Ei no, Seeliku kinni siis. Kena päevad, et Tiit, suudlema sõrmu. Pane asjad siia, ära peale astu. Ei, mul on asi kontrolli. Seelik pange niimoodi siia. Sa oled kindel, et sa ei taha mind saata suuma? Ei, ise käi sinust. Ise käisin just. Ja kõmm. Ikka hoogu ka. Tunnetage? Issand jumal, võiks teisest mööda. Nii, ja jalad palun taeva poole. Nii, 3, 4. Ja...
seal lõpus ma soovitan pidurdada, ma ei tea, kas sa... Aga hea tee! Hanna läheb teisele katsele nüüd. Nii, ma tegin tüdrukutele kokteili. Mis iganes kokteil see on, mingi Instagramis Krissu saatis mulle. Ma ei tea, kas see nime on. Ma ei tea, ma panen descriptionisse retsepti, kes tahab, siis proovib. Ei propageeri alkoholi tarbimist, aga see on väga mõnus suvine. No nii. Tegelikult mul siin paar päeva tagasi jõudis üks pakikene. Ja selliselt Poola brändilt nagu Pariisi parfüüm. Ja sain siis nende käest valida 5 erinevat analoogparfüümi. Kindlasti siia kohe ka disclaimer juurde, et see osa sellest vlogist on sponsoreeritud Pariisi parfüümi poolt. Nii et suured tänud neile. Kindlasti tahan ka mainida siinkohal seda, et mina hetkeseisus oma elus väga palju parfüüme ei kasuta. Et kui ma kasutan, siis ma kasutangi tõesti niimoodi, et ma lasen endale paruka peale ja panen siis paruka pähe või siis riiete peale ja alles siis panen riided selga. Ma tean küll, et muidu soovitatav on ju lasta neid lõhnu siia randme peale, kõrva taha. Kasutage parfüüme ainult siis, kui see tõesti vajalik on ja kindlasti ärge laske neid otse nahale. Ma tundsin, et ma tahan selgitada seda. Mina hetkeseisuga kasutan tõesti ainult sellistel erilistel juhtudel parfüüme. Seega, nagu ma juba ütlesin, Pariisi parfüüm on siis Poola bränd ja nad toodavad siis analooglõhnu meie armastatud brändide lõhnadele, näiteks Chanel, Carolina Herrera, Versace, Dolce & Gabbana. Mis on nende puhul hea, on see, et reaalselt need lõhnavad üks ühele sarnaselt originaaliga. Et mul on siin näiteks kohe üks Carolina Herrera Good Girl parfüüm. Kusjuures need pudelid meenutavad mulle Chaneli seda Coco Mademoiselle lõhnade pudeleid. See näeb nii ilus välja lihtsalt. Ja see lõhn, see on üks ühele täpselt see lõhn lihtsalt. Oh my god. See on mu lemmik. See on lihtsalt mu lemmik, see on mul läbi aegade lemmik olnud. Ma olen saanud seda Good Girli paar päevaga katsetada ja tõesti see lõhn kestab terve päeva vältel. Et ei ole seda, et ta nüüd aihtub niimoodi ära, et sa ei tunne enam. Kahjuks on analooglõhnadega see arusaam, et et nad ei lõhna ikka päris sarnaselt ja nad ei kesta üldse, siis tegelikult nende parfüümide puhul ei ole kindlasti asi selles. Dolce & Gabbana The Only One on mul ka jällegi üks läbi aegade kõige lemmikum parfüüm. Samamoodi Versace Bright Crystal. Reaalselt kõigi vanaemad, emad, õed, vennad, lapsed, kõik on kasutanud vist seda parfüümi ja see on tõesti ajatu. See Versace Bright Crystal on nii nagu äratuntav parfüüm ka, et sellega lihtsalt, täpselt. Ma arvan, kui silmad kinni panna ja anda nuusutada originaallõhna ja seda, siis te ei tee vahet. Päriselt ka, te ei tee vahet nendel. Siis on mul siin veel Armani Si Passione. See on mul ka juba kaubamajas töötamise ajast suur lemmik. Ja samamoodi Hugo Descent. See on mu sõbranna Hanna suur lemmik ja reaalselt ta lõhnab nii imeliselt alati, kui ta seda kannab. Ärge tundke nüüd kohustust, et te peate kindlasti minema ja neid ostma. Aga kui te tahate raha kokku hoida, siis ma olen küll seda meelt, et kui üldse raha kokku hoida selles inflatsioonis praegu, siis parfüümid, kosmeetika, meigiasjad, see on see koht, kus annab kokku hoida ja päris palju kokku hoida, kui päris aus olla. Teate, see 30 milliliitrine lõhn, mis lõhnab
exactly like the original on ju. 30 milliliitrit ja see maksab 8 €. Let that sinki. Mul on teile veel lisaks siia juurde pakkuda ka sooduskood. LÄM15 kehtib siis nende kodulehel. Ma jätan ka siia selle kodulehe lingi, et kui tahate osta, siis palun väga, saate veel 15% alla, mis saaks olla veel parem, eks ole. Ja kodulehelt siis saate valida ka erinevaid suurusid. On seal kõige väiksem ongi vist 30 milliliitrit. Ja nii edasi, sealt siis läheb suuremaks. On see kiiks, et kui ma laeva peal ka töötasin, siis mul oli vahepeal korraga lahti 6 erinevat parfüümi. Ja seda lihtsalt sellel põhjusel, et mul oli iga päev erinev emotsioon, erinev tuju. Ma tahtsin seda matchida oma parfüümiga. Seega ongi see, et ma ei taha iga päev kasutada ainult ühte parfüümi. Ma tahan nagu vahepeal midagi muud. See samas jällegi päevane lõhn on minu jaoks oluline, et oleks natukene kergem ja siis see õhtune oleks selline veidi intensiivsem, et ka nagu olenevalt sündmusest siis, et kuhu ma lähen, et ma ei lähe näiteks mingisugusele beebipeole ju, ma ei tea, Carolina Herrera Good Girl peal, et ma tahaks, et oleks selline kerge, näiteks kas või see Versace Bright Crystal, et ta on siuke mitte liiga intensiivne, vaid et ongi selline mõnus sellisele üritusele kohane. Kui te teate, et kellelegi mingi lõhn meeldib, mis on seal kodulehel kenasti esindatud, siis ma tean, väga paljudel peredel on see traditsioon näiteks, et jõulude ajal tehakse seda Secret Santat ja on näiteks, pannakse mingi summa paika, ütleme, et näiteks 10 € on piir. Siis see 30 milliliitrine lõhn on ideaalne. Sünnipäevadeks kinkida, lihtsalt kedagi meeles pidada. Nad on kordades odavamad kui need originaalid. Nii et it's a bargain. Hästi ausalt, kui sa kõnnid mööda ja sul on peal kas siis see Pariisi parfüümi analooglõhn või siis see originaal, andke andeks, aga ei tee absoluutselt vahet. Absoluutselt ei tee vahet. Su nina ei tea, kui palju see parfüüm reaalselt maksab, mida sa kannad. Ja need pudelid on ka mega ilusad, et neid kuskil loa peal displeis hoida. Jätan teile ka selle lingi descriptionisse, et saate sealt kohe otse minna ja soetada endale need parfüüme, kui teil soovi on. Isegi kui te ostate reaalselt mitu seda 30 milliliitrist lõhna, siis see ei tee isegi sellisel juhul kokku seda ühe originaalparfüümi täismaksumust. See on võimalus, kust raha kokku hoida, aga seal samas sa saad ikkagi lõhnata oma lemmikparfüümi järgi. Hommikust! Meil on siin kassiteraapia käimas. Üks mumm on meil siin. Ja siis Annal on Edu. Me hakkasime vaatama seda, mis on see 100. armastus YouTube'ist. Mina läksin magama ära, sest ma ei suutnud enam rohkem. Mul lihtsalt jäi magama, aga tüdrukud vaatasid vist teise osaga. Täna on jälle nii ilus ilm ja me mõtlesime, et me lähme täna grillima äkki mõnele RMK alale. Ja siis me vaatame, kuhu see päev meid viib. Nii, alustage, fight! Oh my god. Nii. Oota, ma ei kumb lööb. Ma ei tea. Las Merili peab tuttaga. Mul on näpud roosad. Merilil on täiega terav nina. Vale. Sul on mingi... See on puumuna või? Mul on puumuna, jah. Vaata, oh my god. Jaa. Noh, oota, kes see ütleb? Võid ise lüüa. Tal ongi puumuna. No, löö. Wow. Look how the tables have turned. Me sööme need värvilised munakesed ära kõik. No heippa hei. Oleme siia täna kogunenud, et minna teha grilli avamispidu. Olete kõik kutsutud. Ühesõnaga me helistasime minu emale ja kasuisale. Ja siis kuna kasuisal on oma maja ja oma järv ja värki, siis me mõtlesime, et me lähme sinna grillima. Ja me lähmegi poodi nüüd liha ostma ja värki asju. Me alguses mõtlesime, et me lähme äkki RMK aladele grillima, aga siis me mõtlesime, et meil ei ole ju ei mingit grilli ega mingisuguseid muid asju, sütt ega mitte kedagi, on ju. Et
Lähme sinna, kus meil on kõik olemas, meil on vaja lihtsalt ainult osta endale toiduasjad, nii et Let's go! Let's go, let's go! ta on siis? Jummalast mõnus. Näha on jah siin T-särkidega siin. Sa oled juba ammus. Londoni suvitajad siin. Nii, kirsad jalga ja me lähme metsa. Väga stiilsed oleme kõik. Ma kaotan selle ühe ära, ma kannan. Seda tehakse see kummiku viskamist. Jalast ka vist võisteldi. Ja, sinna metsa sa jääd ka sellega ühe kummikuga. Väiksed supsud. Tada! Tada! Oi, kui nujus oled! Ja tänane giid. Selline väike neljajalgne. Giidil hakkas kiire. Jummalast. Seal on mäemäed, jah. Ja teine kari. Kinni jäi. Midagi pole ju. Siis kui kutsud omasuguseid. Oh no, kui suur oos. No nii, rahvas. Oleme selle päeva lõppu siis jõudnud. Elusalt ja õnnelikult. Ei ole päeva lõppedes aja. Vabandust. Käisime siis ära maal grillimas. Meil oli väga hea, me käisime jalutamas metsas. Ja siis me saime seal puid kallistada ja karju teha ja rollusi teha. Ja me liigume tagasi Põlva. Ja siis me läheme igasuguseid tissimänge mängima. No nii, vahepeal ei ole üldse vloginud. Me oleme nüüd Tartus. Tõime just Krissu koju. Hannal läheb tunni aja pärast rong. Ja mina sõidan üksi tagasi siis Põlvasse. Üksik hunt. Varsti ühe tissiga üksik hunt. Jaa. Saate aru, et operatsioon on juba esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev lähen aeglasse. Ja siis reedel juba 5 päeva pärast olen ma siis ainult ühe tissiga igavesti vinge naine. Me oleme terve see nädalavahetus vaadanud 100. armastus. Sellest ma rääkisin, aga nii kaootiliselt on kõik läinud, et Krissu ettevalmistatud mingit pooli mänge me lihtsalt ei jõudnud mängida. Autos mängisime Kahuuti. Autos mängisime Kahuuti, ehk siis Krissu küsis meie käest küsimusi, rinnateemalisi siis, või mis iganes seal küsimusi veel oli. Päris huvitavad küsimused olid. Ma ilmselt nüüd vahepeal siin mingitel päevadel ei vlogi ja kui ma haiglasse lähen, siis ma jätkan seda vlogi. Teate, ma olen nüüd EMO-s hoopis. Ma olen siin ühes üksikpalatis, sest mul kõrvad jälle kummisevad ja tehti ajukompuuter. Olen siin kanüül ja nüüd ma ootan vastust. Mul kõrvad kummisesid eelmine reede ka, aga see läks ise üle. Ja nüüd täna hommikul hakkas jälle uuesti pihta. Siis ma kirjutasin oma raviarstile. Raviarst ütles, et EMO-sse. Siis saavad ajupildi teha, et siis saavad üle vaata, kas on tegu mingi tõsisema asjaga või mis on. Et esmasel vaatlusel nagu kõrvapõletikku ei tuvastatud. Ehk siis selgub, mis saab. Oi,
kui tubli sa oled. Sa oled nii julge tüdruk. Nii julge tüdruk oled. Te pole varem õues käidki ju. Ei ole. Pole õues käinud. Oi, kui hirmus on. Oi, kui hirmus. Kas sa tahad sülle tulla või? Kas sa tahad sülle tulla? Kas natukene on hirmus? Natukene on hirmus. Natukene. Ei ole hullu, Tigu. Ei ole hullu. Ikka tubli. Ma ikka tubli olen. Nii tubli mummu oled. Tere! Mis sa teed? Mis sa teed? Tere hommikust! Käes on siis neljapäev. Mul on juba pakitud ka haiglakott siin. Siin on mu tissipadi, see tuleb ka kaasa. Ja jah, täna lähen siis haiglasse sisse ja homme hommikul on siis operatsioon. Et ma teen veel ilmselt mõned pildid oma tissist, mida teie ei näe, kahjuks või õnneks. Aga jah, et siis täna siis viimast päeva saan olla 2 rinnaga ja homme samal ajal ilmselt olen ma kas operatsioonil või olen juba 1 tissiga. Ja eks ma siis vlogin nii palju kui ma saan, nii palju kui ma jaksan. Ja jah, lähme siis teeme ära selle. No nii, ma olen nüüd kliinikumis. Olen tükk aega juba palatis olnud. Istun siin koridoris. Ja lihtsalt olen. Ma ei taha väga kõvasti rääkida, sest et siin on töötajaid inimesi. Ma ei taha kedagi segada. See tuli siia, ma rääkisin just tund aega arstiga juttu. Ja me korraks lihtsalt istume siin ootealal ja siis ma lähen palatisse tagasi ja siis on juba tuduaeg. Ei, mul on üks saiake ka või süüa. Saiake toodi ka. Ja. See on mu viimane toit enne homset. Oh my god, siis ma üks pidin midagi tellima süüa. Vaata, mitu tundi enne sa ei tohi süüa. No kuni kella 1-ni võin süüa põhimõtteliselt. 8 tundi peab olema toiduga vahet. Ja vett võin juua lonksudega. Ta ütles, et viimane veelonks võiks olla kuskil 6:30 hommikul. Mina kalkuleerimas, kus on lähim toidukoht. Tellisime vahvleid. Oh, mine! See näeb nii hea välja. Okei, thank you. You are so welcome. Ja teine on kaasa. Thank you, come again. Issa, mul on šokolaad siin ka. Tere hommikust! Käes on siis opipäev. Kell on kuskil 7 ja tunni aja pärast on siis operatsioon. Ma olen juba riietuses. Järgmises klipis ilmselt olen ma juba opilt tulnud. Hommikust on siis laupäev, 15. aprill. Ma istun siin oma treenikotiga, et nädalavahetuseks arst jättis mind haiglasse sisse. Ma olen siis esmaspäevani siin sees ilusti. Praegu mul on täitsa okei olla, ma pean oma harjutusi tegema. Pean oma kätt ajama niimoodi sirgusid, et ta kisub küll hullult, aga nagu ta peab nagu sellest peab nagu üle olema, et ma tunnen küll seda valu natukene, aga ei ole hullu. Et juba eile tegelikult lõuna ajal peale oppi. Operatsioon oli mul siis kohe hommikul esimesena. Ja kohe juba lõuna ajal ka juba füsioterapeut tuli ja siis juba arst tuli ka. Mina venitan nagu seda kätt rahulikult on ja siis arst tuli, väänas mu kätt siin üle pea igale poole, ma mingi nice, aga ei ole hullu.
nagu arst ütles, et isegi kui siit mõni õmblus peaks nagu rebenema või midagi, siis see ei ole kuidagi eluohtlik, et seda ei tasu karta. Et kopsud ja neerud sealt välja ei tule. Füsioterapeut jättis mulle ka sellise asja. Sellega ma teen ka siis niimoodi üle pea selliseid harjutusi. Et see on oluline selleks, et see käsi, et siin ei tekiks mingisuguseid liiteid, mis kunagi siis võiks takistada mul seda käe liikumist. Ja siis pean niimoodi pressima oma kätt. Tukene näitan, mitte väga palju, sest et väga palju ei tohi siin YouTube'is oma tissi näidata, on ju. Aga noh, et on siis selline. Läheb siia kaenla alla natukene välja. Ja siin on treen, siis jookseb ka. Ja kusjuures enne operatsiooni ma ei tundnud isegi erilist ärevust, et minu arust oli päris kummaline sinna opituppa jõudes ka. Mäletan ainult seda momenti, kus mulle anti see hapnikumask, siis ma pidin hingama ja siis järgmine hetk süstiti fentanüüli. Ma mäletan, et ma hakkasin naerma täiega ja siis anestesioloog ütles, et noh, hakkas mõjuma või. Ja järgmine hetk olin ma juba ärkamistoas. Ma tean, et ma nägin unes midagi. Hästi siuke mõnus unenägu oli, aga ma ei mäleta, mida ma unes nägin. Ja siis, kui ma ärkasin juba, siis mu esimene reaktsioon oligi see, et jess, tehtud. Ja siis teine moment oli see, et ma piilusin kohe kähku sinna teki alla, vaatasin, et mis siis toimub. Et tollel hetkel ma nagu valu ei tundnud, et valu hakkas nagu vaikselt siis tekkima, siis ma küsisin valuvaigistit. Natuke aega peale seda ma korraks oksendasin, mis on ka täiesti normaalne, mida võib juhtuda. Ja siis oli juba täitsa okei ja siis toodi mind juba siia palatisse, siis ma siin vaikselt tiksusin, ma olin suht uimane eile veel. Et magasin siin vahelduva eduga. No üldse kõik on nii toredad, kõik õed ja kõik lihtsalt nagu kõik hoiavad ja hoolitsevad täiega. Et ma tunnen ennast nagu väike laps kuskil vati sees lihtsalt. Süüa saab hästi, kõht on täis kogu aeg. Et mega tore, mega mõnusam on siin. See tiss saadeti siis opilt kohe siis mammograafiasse. Ja mammograafias siis selgus, et kasvajad seal enam ei olnud. Nii et see on hea uudis, et keemia tegi 100% oma tööd. Ja ilmselt paljud siinkohal nüüd mõtlevad, et aga miks siis rind ära võeti. Ma olen ilmselt eelnevates videotes ka rääkinud sellest, et põhjus on väga lihtne. Et kui see rind oleks alles jäetud, siis võib lihtsalt juhtuda see, et need nii-öelda magavad rakukesed, kasvajarakud, võivad ühel hetkel seal pead tõsta ja siis nad teevad veel rohkem kurja. Ehk siis minu puhul ei olnudki varianti, et ei ole mõtet nagu riskida. Seega sellepärast tuli see rind eemaldada. Aga täna nüüd siin ja praegu ma saan tegelikult öelda, et teoreetiliselt olen ma vähivaba, mis on super luks. On siis jäänud veel kiiritust oodata ja vaikselt taastuda. No hei! Täna on juba teisipäev ja eile siis esmaspäeval sain ma haiglast koju ja ma käisin just kõndimas, et mu põsed natukene võib-olla õhetavad siin. Aga ma vaatasin, et ma ei ole rohkem väga filminud siin jälle vahepeal. Tõmban siis selle vlogi otsad kokku ja ma loodan, et teile meeldis ja kindlasti näete te mind siin kanalil veel. Ma nüüd natuke aega taastun ja võib-olla nii palju ei tegele sotsiaalmeediaga, aga jah, vaatame. Kui mul mingi idee pahmakas tekib, et siis ma kindlasti teostan selle video vormis ära. Ja kui teil on ka mulle mingid ideid, millest te näiteks videot tahaksite näha, kas mingi operatsiooniga seoses, keemiaraviga, vähiga, noh, kõik siuksed teemad nagu või mingid story time, siis jah, andke mulle sellest märku. Aga seniks olge tublid, olge terved, hoidke teineteist, minge õue, sest fantastiliselt ilus kevad on väljas. Lihtsalt jalutage, nautige elu, ei tasu oma pead vaevata väga palju mingisuguste muremõtetega, mis lihtsalt mõjuvad kehale ja vaimule halvasti. Nii et jah, olge tublid, muusid, kallid paid ja näeme juba varsti. Tšau!